Tere, mina olen Katri Mirski ja tutvustan teile iPadi rakendust FreeGPS. FreeGPSi avaleheküljel on näha kompass. Kompassi punane nool näitab määratud punkti suunda. Rakenduses on vaikimisi määratud Apple'i asukoht. Kompassi all on näha, kui kaugel määratud punkt asub. Seega on Apple 8216,7 kilomeetri kaugusel. Vajutades nupule Settings on võimalik näha enda hetke asukoha koordinaate. Hetke asukoha koordinaadid on 59 kraadi, 26,361 minutit põhjalaiust ja 24 kraadi, 44,569 minutit idapikkust. Juhul, kui on soov salvestada oma asukoht, tuleb vajutada nupule. Siin on võimalik muuta laiust, kas on tegemist siis põhjalaiusega või lõunalaiusega. Ja samamoodi geograafilist pikkust, kas on tegemist siis läänepikkusega või idapikkusega. Samuti saab siis muuta koordinaate. Ja on võimalik kirjutada nimi. Näiteks praegu paneme nimeks P1. Juhul, kui on soov kirjutada mõnes teises keeles, siis on võimalik sellele nupule vajutades valida ka vene või inglise keelt. Salvestame praegu eesti keeles. Valmis ja seejärel done. Teiseks nupuks on kaart. Võimalik on valida 3 erinevat kaardi esitlusviisi. Tavaline kaardi esitlus, satelliidipildina ja hübriid, kus need mõlemad on ühendatud, on satelliidipilt ning satelliidipildil teed ja tänavad. Nupp nii näitab hetke asukohta. Seda on võimalik samuti suurendada ja leida siis, kus hetkel ollakse. Waypoint näitab täpsemalt viimasena sisestatud punkti koordinaate. Dismiss Map suunab tagasi esilehele. Show all waypoints näitab kõiki sisestatud koordinaate. Hetkel näha näiteks 2 koordinaati. Toggle kompass ehk see nupp võimaldab kompassi eemaldada ja teda uuesti tagasi panna. Juhul, kui on soov lisada uusi punkte, siis saab seda teha ka kaardile vajutades. Näiteks paneme uue punkti Saue valda. Ta küsib, kas sa soovid lisada seda punkti. Vastates jah, on koordinaadid juba sisestatud ning on vajutada vaid tehtud. Nüüd ta küsib, et kas sa soovid sinna minna. Hetkel vastame, et ei soovi. Viimane näitab juba sisestatud koordinaate ning on võimalik lisada veel uusi. See on minu poolt kõik.